See kõik juhtus aegadel, mil taevas ja maa olid ühtemoodi hall. Ukraina polnud enam poolsaar ja George W. Bush polnud mees. Hiina müür oli veel ühes tükis ja Piisa torn polnud kõver. Sel ajal pandi Jõhvi vihmametsades Turki NAFI esimese rühma lipp. Lipu otsijaks määrati eesrindlik kaitseliitlane ning tubli ajateenija kapral Hunt. Kuna Hunt polnud kaine peaga just kõige kõvem mõtleja, käis ta eestkaast läbi, võttis pudeli odavat viskit ja asus oma PTR-iga, mis talle ülesande teostamiseks määratud oli, teele Tallinna poole. Kuna PTR ei hiilanud ökonoomsusega, tuli seda vahet pidamata tankida. Ning kuskil poolel teel ühes suvalisest tanklast sai Võsa-Villem kokku punamütsikesega, kes just töölt koju Narva. No tere, punavarit! Sa muutud ka iga aasta kõik aina kodenavaks. No ei jätta, sa tead, et ma olen nüüd sünnivabriku mannegi. Paapis on olnud just asjad leksu samale. Kuule, mis sa streigitsid? Ah tead, meid pandi Noki liptuuri. Kõik arvavad, et mina olen murtsin. No mina ei murru midagi. Näe, panin lipu valda tuli ka sildi ka. Mina olen Hunt Lammana. Kuulsin, et öösel on lipp päälinnu viidud. Lähen vaatan, ehk leian mõne juhtnööri. Tahad kuule ka kaasa? 2 pead on ikka 2 pead. Ma ise just mõtlesin, et tulen kaasa. Äkki vanaema oskab aidata. Ta on Lasnamäel all ilma autoriteet. Ema käitlase parastikku mul selle leksuse. Sellest võiks abi küll. Millega me lähme? Ma ei tea, leksusega ei taha minna, nagu varastatud auto või nii on. Lähme äkki PTR-iga, siis tuleb sinu tänava pilti nagu paremini. Jumal, see on nii. No lähme siis. Sul oma saanid pena on, mul on voodid kaadus. Peale PTR-i tankimist asusidki Hunt ja punamütsike teele, Tallinna poole. Teel rääkisid nad üksteisele palju huvitavaid lugusid. Punamütsikene sellest, kuidas vanaema Tallinnas relvaäriga tegeleb, relvastatud kallaletunge sooritab ja salasigarettidega äritseb. Ka Hunt pistis oma patud, kuidas nooruses 7 kitsetalle sai piinatud ja sel ajal, kui teda veel Kriimsilmas kutsuti 12 ametit pidas. Aga äkki enne Tallinnat. Kes sina oled? Mina olen Phil Collins. Jube ütleb nii. Kas sina oled ka murru andnud siin või? Ei, see oli mul ema lellepoeg, Ülo Collins. Mina olen kuulus laulja, Phil Collins. Ma tahaks lauluväljakule saada. Mul täna kontsert seal. Mul oli üks õbedane leksus, aga see varastati ära millisest ka. Lukk kolm, me ei saa sind aidata, sest me ei lähe Tallinna poole. Kuna nende PTR-i modifikatsioon oli PTR 2000 F1, jõudsid nad 10 minuti pärast Tallinnasse. Ja juba puisesidki soomuki 8 ülepumbatud kummirehvi Laagna kanalist Lasnamäe poole. Ja varsti jõudsidki nad vanaema juurde. Vanaema katusekorteris helises uksekell. Ukse lävele astus mustas kostüümis vanavoor, kes narkoärikatelt oli saanud omale helitusnime Granny Bellanova ja vanaema laulus. Toivottavasti sikikin. Silläkö se jälle ottamaan saanut? Või tahan jälle vanaema kuullut toosi saada? Pärast ikka ja kapra mundi nagu pani mingid nirgid nahki lipu otsed. Kuulsin, et see Koplisse toodud öeldud. Koplisse. Seal elab on eitsne abikaasa. Too on Voova. Tema teab, mis Koplis toimub. Peab rääkima.
kui sa temaga räägid, siis kutsu seda hüüdnimepidi istuv kurikamees. nii asusidki hunt, punamütsike ja vanaema Peeteriga Kopli poole teele, et küsida nõu ja abi istuvalt kurikamehelt. nagu tavaliselt oli ka seekord, et Voova ei saanud uksele vastu tulla, kuna ta istus. nii kutsus ta oma külalised niisama sisse. kuule, Mootsa, mu majas ütles sõnal on probleem, et keegi Kopli lend pani Jõhvist Saksi liputuuri. mulle meeldivad keerulised probleemid, mis otse uksest sisse jalutavad. nii, hunt, tee mulle üksikasjalikult selgeks, mis täpselt juhtus, kus juhtus ja miks juhtus? no juba, minu teada oli asi nii, et mul oli parasjagu pedagoogik tund ja vahetunnis jäi lipp jäi klassi ja ühtäkki vahetunni ajal kõlund oli. ma arvan, et need vist oli ikka autorid. miks sa seda kahtlustad? noh, vaata, lipuvaras oli üleni õliseid näppu jälgi täis. autojuhtidel juba on sellest käsi mitte peska. ja, õigust räägid, mu poeg. juba minu kadunud vanaisa Viikmann Kats, keda narkoparonid julgelt teati võikaks Viikmanni, kestab, et käsi peseb kätt, aga mida autojuhid sellest teavad. peab mõtlema. aga äkki tead, kes täpselt autojuhtidest süüdlane võib olla? vot nüüd uuesti midagi küsis, ma vaatasin just vanemale Tiirikali. ka mina jälgin seda aeg-ajalt. aga mis sa kummardasid? mul on ju peegel põrand, mis sa mulle võid. aga see selleks. ma küsisin, et äkki tead, kes täpselt autojuhtidest süüdlane võib olla? no ma nime küll ei tea öelda, aga noh, naised samas rääkisid, et Saarel oli Pelgulinnas mingi figureid teinud. oot, see on Arimmi sektor. ma annan sulle numbri. 0 ei käi ette. õigust räägi, mu poeg. ei käi jah. vanaduses hakkad ikka veidi vigastusi nägema, kuulma. 900, no 8, no 5, no tohib. aga kuula, kui naine veel vastu võtab, siis ära ehmata. tal naine kasutab tööl ka seda numbrit. lihtsalt küsi Arimmi, kes see kõlus üldse on? lõla maha, kohe. Arim on mu noorem poeg, Kränniga tegi. aega läks, aga asja sai. võib-olla peaksid tegi nüüd sinnapoole liikuma. ma annan aadressi ka, juhuks kui telefon ei vasta. no räägi. Pelgulinna 6, no 66. no vai kirja, sai täpselt kirja. jaa, Pelgulinna 6, 66. ja. aitäh, noor poeg. Sohtani palju oli. nägemist. nägemist jah, Kränni. ja muide, punamütsike, sa oled ka ikka iga aastaga aina kobedamaks. peale väikest vestlust liikusid kõik üheskoos Kopli kunni juurest minema. alustati teed Pelgulinna. taas kord vajas Peeter edasiliikumiseks turgutust. ja enne imet, tanklas satuti kokku vana sõbraga. jah, see oli Õismäe Jeesus isiklikult. mees, keda tunti juba aegade algusest saati kuulsa salasuitsu smugeldajana. tema päris nimi oli Kalle Käst, kuid keegi seda ei teadnud. niisiis kutsuti teda lihtsalt Jumalaks. no tere, Glenn, kust tuled? Moskvast. mis asi? Moskvast tulen. sul on vahepeal hambad välja löödud või? Pole sinu asi arutada. käisid suitsu toomas või? ja, ma tõin noort saali. enne käisin dekolteest läbi. Läks päris libedalt kaubaks.
pool kotti. Ta on juba tühi. Tahad ka või? noh, anna mõni plokk. Noh, kanna siis Grigori arvele. mida? Ma ütlen, kanna siis raha Grigori arvele. Mu enda arve konfiskeerik. Need kohtutäiturid on jah, igasugused suhtlused. Mul võtsid lollide maale lilla käest täna. Tegin ainult maksu pettuse pärast. Okei, ma kannan rolli üle, kui kuju jõuan. Sa mainisid. Praegu meil on kiire. Okei, ma lähen siis nüüd dekolteesse tagasi. Seal on alati kõva turg odavale suitsule. Muide, su lapselaps muutub ka ikka iga aastaga aina koberamaks. masin jälle tangitud, võeti suund taas Peegulinna poole. Kuna telefonile keegi ei vastanud, tuli suund võtta Arimi ukse taha. Uksekella helistamise peale avanes uks. Lävel seisis ohaka välimusega nooremapoolne tütarlaps, kes mitte säravas eesti keeles küsis. Millest tuleb teed olema? Aimiga oleks vaja paar sõna vahetada. No, istuge ja siis ise. Vanaema astus korterisse, kuna Arim oli juba liiga tõsine tegelane, siis kindluse mõttes jäid teised õue peale ootama. Arimi korter oli vapustav, nii palju luukerepäid, kui Arimil polnud veel mitte kellegi. Igal luukerel oli nimi juures, see tõotas tõsist tegelast ja seal Arim istuski oma kohvrite otsas. Kuule Arim, mul on proov. Vaiki naine, ma tean, mis sa tahad. Isa viis mind juba telefoni teel asjaga kuhti. Ma uurisin juba oma allikatest ja öeldi, et need olid tõepoolest autojuhid virupatid, kes lipu pihta panid. Nad tahtsid lippu Rootsi viia, aga nende pettumuseks ei tahtnud seda keegi kurat seal ära osta. Need olid minu sõbra Alev Strömi ja Paris Sõhka ametlikud andmed. Väga hea, aga kus nad teinud? Noh, Abrüt teadis rääkida, et lipp pidi juba täna õhtul Venemaale viidama. Kremlis joostakse sellise lipu peale murdu. Lipp pannakse mausoleumi Lenini kõrvale. Roheliste jaoks on see ülikõva sõjasaak. aga need autojuhid sellest ei saa. Kuidas see nii rumal võib olla? Rohelised maksavad autojuhtidele suure summa rublasid. Piiri peal vaetatakse need eurodest ja siis makstakse see summa Kaitseministeeriumile, kes ajab asjad niiviisi joonde, et autojuhid saavad varem töörivi. aga Enn, rohelistel on kindlasti juba mingi plaan ka valmis. Selgi teed on, nad ei maksa neile popikati. Nii kui lipp on turvaliselt post ära viidud, võetakse esimese rühma autojuhid rahu ja sõjavangideks. no vot, see juba on midagi. No mis maast räägime? aga samal ajal Tallinn-Narva maanteel Rakvere külje all. Õnnetus oli päris torm. Saureri ninast ei jäänud midagi järgi. Samal ajal Tallinna lähedal Mungal kihutavad hunt ja punamütsike pensuka poole. Vanaema oli koju viidud. Punamütsike, vot Saurer on mõista pannud. See oli katki. Ma teadsin isegi loll blondiin. Lähme vaatame lähemalt. Äkki mul meie kodus üks on veel. Ja nii liikusid nad kortsu sõidetud veoki poole.
Hakkas käima vilgas otsimine. Hunt otsis läbi kasti, lammutas laiali bensupaagi, otsis põhja alt, võttis osadeks mootori, kuid lippu polnud mitte kusagil. Samal ajal oli punamütsike istunud salongi, et vajutada pedaale ja rooli ümber tõsta. Mõne hetke pärast avas Saureri juhi ukse hunt, kes oli juba masenduses ja ütles tigedal häälel: punamütsike, olgu kats, mul on mootor lammutuses käes, mul õlised. Ja punamütsike võttis istmelt rohelise riidetüki ning ulatas selle hundile. Loll blondin, see ongi meie lipp. Ta oli käsku, liigume nüüd kadanusse. Õhtul laemus 20 minuti pärast. Nüüd liikusidki hunt ja punamütsike oma PTR-il pataljoni. Õhtune rivistus oli alanud. Hundile ulatati missiooni eduka läbimise eest pataljoni ülema poolt 2 pulka juurde. Niisiis, kapralist sai seerde. Hunt teenis seersandina ajateenistuse edukalt lõpuni. Peale seda siirdus Kaitseliitu instruktoriks. Punamütsikesest sai nooreteedel ja ta asus meditsiini töölisena tööle pataljoni. Tema ilu tõttu hakkasid ka terved ajateenijad tihedamine ambulantsiga. Vanaema murti kael 2 korra, kuna ta ei suutnud Jumalale sigarettide eest maksta. Jumal hakkas ausaks kodanikuks ja teenib elatist pealinnas tramjuhina. Don Vova tõusis püsti ja müüs kurika maha. Ta jäi ilma oma kurikuulsast hüüdnimest istuv kurikamees. Vova abiellus Abrõkiga. Arim võttis oma kohvi ja kolis Kalakutasse ning asus tööle taksojuhina. Esimese rühma autojuhid said Saureri lõhkumise eest 6 kuud lisateenistusaega. Phil Collins hääletab endiselt Tallinn-Narva maantee.